No tervist taas. Nagu video pealkiri juba teile ilmselt ütles, siis vahetame gaasikütte diiselkütte vastu. Sest et nagu eelnevates videotes olete näinud, et enne kui Saaremaale läksime, hakkas juba meil gaasikütte jamama. Tegin talle küll kiire tüüside puhastuse, siis ta toimis, aga viimane kord, kui nüüd käisime sügislaagris, siis ta enam teise päeva õhtul tööle ei jäänud. Kui ma nüüd tagasi koju tulin, siis ma hakkasin vaatama, et palju siis tal varuosad maksavad, et vahetaks ära tüüsid ja kõik kandurid ja klapid, mis tal seal sees on. Ja selgus, et nii vanale mudelile eraldi enam neid detaile osta ei saa. Ehk siis ma oleks pidanud ostma kogu põletisüsteemi, kogu gaasiklapisüsteemi ja pluss tal ka see ventikas, mida me küll puhastasime, ikkagi on juba see puks või laager, mis tal seal on nii palju ära kulunud, et ta käib vastu korpust, et see kõriseb ka, et kui kõik need asjad oleks sellele gaasiküttele ostnud, siis oleks see kuhugile 800 euro kanti läinud kogu lõbu. Et läksin kergemat vastupanuteed ja tellisin alternatiiviks siis Hiina diiselkütte 8 kilovatise. Kogu see krempel kokku oli circa 110 eurot. Ja mis peaks olema selle diiselküttel veel omad plussid versus nii-öelda selle vana gaasiküttega, siis ütleme niimoodi, kui me olime terve nädalavahetuse talvekuudel, ütleme kütteperioodil olime metsas, siis üks öö ma panin enne alati bussikütte ja ütleme siis 3 ööpäeva peale läks 1,5 ballooni gaasi. Et 11-kilosed balloonid on meil. Ehk siis see teeb kululiselt enam-vähem 60-70 eurot. Ja kui ma vähekene lugesin nende diiselkütete kohta, siis tema 3 päeva kulu peaks olema sinna kuhugile 14 liitri hulka. Ehk siis circa 25 kuni maksimaalselt 30 eurot olenevalt siis kütuse hinnast. Et ütleme niimoodi, et ta on igapäeva mõttes on ta odavam. Lisaks oli selle nii-öelda diiselküttel oli oma eelis see, et ma proovin ta ühendada otse auto kütusepaaki. Ehk ma ei pea teda eraldi kuidagi tankima ja diislit saab alati igas tanklas selles suhtes, aga gaasiga on meil läbi aegade erinevates kohtades olnud, just väikestes külakohtades on olnud probleeme. Et meil hakkab gaas otsa saama ja kuskil vahetada ballooni ei ole. Et on küll selleks tarbeks olen tänaseks ostnud 2 ballooni, et üks tagavara balloon on küll kogu aeg kaasas, aga kui tahta näiteks nädal aega kuskil ringi sõita, siis peab väga palju planeerima. Versus nagu diisliga, et diislit saad absoluutselt igast tanklast. Pluss meie vana gaasiküte ei toiminud ka päris nii, nagu ta peaks. Või ma ei tea, võib-olla ka nende vanematel generatsioonidel ongi selline mure, et ehk ta ei kustutanud mitte kunagi endal leeki alt ära. Ehk siis ta hoidis enda temperatuuri vastavalt sellega, kui bussis hakkas temperatuur langema, siis ta pani ventika tööle, hakkas seda õhku ringi liigutama. Aga sellega oli täpselt see probleem, et kui õues oli +5 kraadi, buss läks väga kiirelt seest soojaks, aga jättis enda ventikat seisma, aga see katel või see ahi jäi ise edasi kütma ja ta läks sükeste +5 kraadi ilmadega läks ikka väga palju üle küttesse. Ehk siis tänane diiselküte peaks selle lahendama, ehk siis ta suudab ise ennast välja lülitada, uuesti sisse lülitada ja leegi alla teha. Et selle koha pealt ta võiks olla parem. Et lisaks ta võiks olla ka veidikene vaiksem, sest ventikas praegu jamab. Aga ma näitan, ta on täiesti tavaline, nagu need diiselkütted ikka on. Nüüd ei fokusseeri ära, kui tahad näidata, aga selline ta on. Ja võtsime siis selle uuema versiooni või puldiga, millel on siis ka Bluetooth peal. Ehk siis, kui mina öösel seal üleval magan ja on tarvis kas kütet juurde keerata või kütet maha keerata, siis on seda võimalik teha. Pluss
nii-öelda telefonäpis, pluss tal on ka olemas pult, millega siis vajadusel võib toast kas või sooja panna. Ja antud diiselküte peaks olema siis selle vaiksema pumba versiooniga, kui need Hiina diiselkütted on alati olnud siukse nagu hästi kõva plõksuva kütusepumbaga, siis see peaks olema justkui see vaiksem versioon. Lisaks võtsin siis kolmiku, et kuna ma võtan ära selle sama küttesid, siis seal taga ma tean on 2 toru. Ma üritan nende torudega kokku ühendada, ehk siis säiluks nii-öelda originaal õhukanalid, ehk siis see õhk liiguks igal poolt siit kappide tagant ümber veepaakide, seal kus ta tehas on ette näinud, et midagi kuskil ükski toru talvel katki ei külmuks. Ja see ilmselt saab olema kõige suurem katsumus. Tegu on siis kütusepaagi läbiviiguga. Olen internetist erinevaid videoid vaadanud. Tegelikkuses võiks saada justkui sellest, kus läheb siis see kütusepump pealt sisse, siukene see ava. Et kui selle lahti saaks selle pumba sealt välja võtta, siis saaks teha väikese augu sealt sisse ja panna selle nii-öelda kütusevõtturi paaki. Ja ülejäänud asjad on nagu neil ikka siin kaasas, et summutitoru, õhuvõtutoru, õhufiltri kopsik ja nii edasi. Pudi-padi, mis siin kõike on, summuti otsad ja vaheadapterplaat. Ja mis ma muidugi veel tegin, on see, et originaalis ta tuleb siukese kummijoolikuga, et pidi olema väidetavalt siuke asi, et soojamata ilmade ja külmata ilmade pidi nii palju mängima ja kuskilt kortsu minema ja siis ei saa kütust peale, et tellisin tegelikult siukese kõva nailon kütusetoru. Et siin on ka eraldi filter talle kaasas. Ehk võiks loota, et kui me ta nüüd paika paneme, siis ta on lõplikult paigas. Ja kui keegi hakkab ütlema siin kommentaariumis, et see Hiina diiselküte, et see on 1-2 aastat võib-olla ja siis põleb läbi, siis las ta põleb selles suhtes, kui ta enam üks hetki tööta. Talle saab küll igasugused erinevad varuosasid tellida, aga see küte seade või see mootor ise maksab mingisugune 65-70 eurot. Et ma võin neid üle aasta või üle 2 aasta võin neid välja ka vahetada siit, et kogu nii-öelda torustik ja kõik asjad on ju ette ära tehtud, selle vahetamine ei ole mitte midagi, et ilmselt ka gaasikütte puhul on see, et ega ta peaks iga aasta tegelikult käima hoolduses ja eks tal ka ikkagi ajapikku igasugused andurid lõpetavad töö, et ega see vajab samamoodi hooldamist. Vot, aga selge, olen juba pikalt siin üle 8 minuti rääkinud. Hakkan seda lammutama ja näitan siis vahepeal etapiti teile ka, mis asjad mismoodi ja kuidas ära käivad ja mismoodi me selle uue ahju siia külge saame. Esmalt võtan ära siis selle justkui ilukaitsme või kaitsme selle radikale. Meil on ta siit mõlemalt poolt alt väikeste kruvidega kinni. Aga kui ma vaatasin teisi videosid, teistel masinatel on see just ka ainult tõstetavalt pealt ära. Et ei tea, kas keegi on meil sinna pannud lihtsalt nurgad juurde, et ta ei koliseks ja ära ei kukuks või. Aga meil on igal juhul ta nurkadega ka pandud. Et tegelikult käisin juba põhja all, keerasin selle gaasitoru lahti ja uues sajab vihma, ma ei tahtnud väga filmida, tahtsin selle kiirelt ära teha. Et eelnevates videotes, kus me sellele ahjule hooldust tegime, siis sealt on kindlasti näha, kui kedagi huvitab, kus koha peal see gaasitoru oli. Vot, hakkame kisnu selle ära ja siis vaatame edasi, mis siin katte all on. No nii, kate sai ära eemaldatud ja siin all ei ole tal mitte midagi muud erilist. Siin on tal see süütaja. Siin on 3 pistikut, pistikust lahti korstna kruvi, mis siin on. Tuleb lahti keerata, siis korstna klambri saab eemale keerata ja tal on siin põhja peal, ma jätta 6 või 5-6 sükest kruvi, mis siis põhja küljest seda radikat kinni hoiavad. Et kui need saab lahti, siis juba tuleb ahi välja.
Aga ma keeran need kruvid lahti ja võtame selle ahju eest ära ja siis vaatame järjekordse etapi üle. Ja ei läinud kaua aega. Tegelikult oli see suhteliselt kergelt ära siit. Tahi, nagu eelnevalt näha on olnud videotes, siis on selline. Aga mis edasi? Edasi on see, et tuleb ära võtta see kuuma plekk siit. Kui vanasti soe õhk läks siit ja siin taga on ventilaator, mis ajas seda bussis ringi, siis nüüd teda vaja ei ole, nüüd me ühendame ta otse, aga see plekk on vaja siit ära võtta, et korsta saaks siit ära võtta. Ma arvan, korstent ma päris katuseni ära ei eemalda, ma arvan, et ma jätan ta sinna taha, näidata kohe siit kapist, et see korsten jookseb siit üles katusele välja. Aga ma teda ära ei võta, et lasta siis olla meil üks ventikas või tuulutuse ava juures, et siin taga on ruumi küll kuhu panna. Aga enne kui selle pleki siit ära võtame, tuleb see ventilaator siit lahti võtta, sest et need õhutorud, mis siin taga on nii lühikesed, et vähemalt minu bussil, et ta ette välja ei tule. Laseme ventilaatori lahti, siis siit on 6 kruvi. Saame selle pleki kätte ja siis saame juba vaadata, mis seal taga täpsemalt on, kuidas me tegema hakkame. Et võtame kõik ebavajaliku eest ära. Et praegu on niisugune lammutusprotsess, mõned asjad veel ja siis saame hakata juba vaikselt teist kütteseadet ühendama. No, selline näeb siis see segasuma suvila siin taga välja. Pole väga ruumi, et filmidagi. Aga jah, ventika ma lasin lahti. Kolme kruviga oli ta kinni siin. Ja nüüd võtame need 2 õhutoru ära, mis siit ventilaatorist lähevad. Õhutorud käivad kergelt ära. Nad on sisse lükatud siia. Fikseerimiseks on tal mõlemal kruvi siin. Laseme kruvi välja ja siis tekitame siia ruumi ja vaatame, mõtleme siis, mismoodi me selle uue süsteemi siia looma hakkame, uut süsteemi, et nii on. Natuke puhastame ka siit. Vahepeal ühendasin siis ventilaatori lahti. Isoleerisin otsad ära, sest et ega ma päris täpselt ei tea, kuidas see süsteem tal toimib, aga võiks eeldada, et siin olid ventilaatori kiirused. Siit äkki läheb siis toide talle pulti ja siis siit tuleb äkki puldist siis talle käsk tagasi, aga ega ma täpselt ei tea ka. Ma loodan, et ülejäänud gaasisüsteem ehk siis boileri süsteem ei jookse läbi selle. Aga samas, miks ta peaks? Aga jah, igaks juks ma neid ära lõikama ei hakanud, las nad siin kapi taga olla ilusti isoleeritult. Et kui on vaja, siis saab veel mingit ümbermuudatusi teha. Aga jah, nüüd põhimõtteliselt on see toru ja see toru lähevad siit kokku siukese kolmikuga. Siin on siukene regulaatorklapp sees, mille ma võtsin juba ühe välja, sellepärast, et ta muidu ei lähe selle toruga peale, et toru läheb siia sellele kolmikule siis peale. Vot, aga võtan need ära, siis vaatame edasi, mis siin saab. Et mõtan siit mõõdud, lähen otsin mingit vineeri, niiskuskindlamat ja teen siia niisuguse vaheadapteri, kuhu külge ma saan siis selle pumba siia panna ja siis saab selle pumba siit külge panna. Peab hakkama vaatama siin üleval, tal on nagu näha, on üks niisugune kilp, et sellest kilbist võiks saada siis toite võtta talle. Et kui on juba toide olemas, summuti ja õhuvõtt lähevad tal otsa alla, koos kütusetoruga läheb alla ja siit siis nii-öelda selle sooja õhutorud saab kokku panna, siis põhimõtteliselt siit seest enam midagi teha ei ole, et siis peab põhja alt ära kinnitama õhuvõtu koha ja summuti. Ja siis ma hakkan vaatama, kuidas ma saan vedada üldse seda kütusetrassi sealt pumba juurde, et see saab kõige suurem katsumus olema, et kas üldse õnnestub, sest ega tegu on nii vana bussiga, et metallpaak on tal tõenäoliselt ka,
ehk siis kas ma selle kütusepumba süsteemi sealt kätte saan nii, et ta terveks ka jääb. Noh, elame näeme, vaatame. Et ütleme nii, et ega see saladuseks ei jää. Et kindlasti annan teile teada. Alternatiivina on tal muidugi kaasas endal 10-liitrine diisli mahuti, mille siis võib-olla hädapärast kuidagi sinna alla garaaži saab ära mahutada, et kuidagi saab teda sealt täita, aga pigem ma seda ei taha, sest et ma esiteks ei taha, et mul oleks üks lisapaak, mida täita, mis võib jälle kogemata tühjaks saada. Ja teine asi on see, et igal pool alati, kui sa mingit paake täidad, eriti kui see on nii-öelda elamu osas, sisuliselt ikkagi garaaž on ju elamu osas sees, siis iga mingisugune tilk, mis diislit mööda läheb, tekitab jälle mingisugust diislilõhna ja ma pigem ei taha seda, et hea oleks, kui saaks ikka kütusepaaki ühendada. Vot, aga ma ei lobise rohkem. Toimetan siin, panen need kolmikud asjad ära, lähen vaatan, otsin mingisugust vineeritükki ja siis arvetab juba seda adapterit. Vahepeal jõudnud siis tubastesse tingimustesse töökojalla. Võtsin siis sihukese jämedama vineerid, tegin papist enam-vähem sablooni ja vaatab, lõikan siit saega selle õige jupi ära ja siis tegin siia omale väikese märkmed peale, et mismoodi see ta enda originaalplaati istuma hakkab. Ja siis tuleb siia sellele teha auk sisse, et alt ulatuksid ilusti need torud asjad. Aga hakkan märkima, saan ära, teeme selle adaptertükki ära ja siis on juba paigaldamise vaeva ainult. No nii, selline vigur ta sai siis. Nüüd ta on selle plaadiga siit ilusti kinni. Ja selle plaadi lasen siis omakorda bussipõranda külge kinni. Lasin, see osa jääb nagu nii välja. Ma loodan, et need kruvikohad äkki jäävad selle avasse, mis seal bussi põhjas on. Kui ei jää, siis lõikan need relakaga maha, sest mul lühemaid kruve ei olnud ka. Aga see osa, mis välja jääb, tegin siit väikene musta värviga üle, et äkki on natukene siis see koht ka niiskuskindlam. Ideaalne ta ei ole, aga ajab enda asja ära. Nii et lähme proovime nüüd teda paika, võtan siit mõned kruvid kaasa. Kui ta paika sobib, siis panen siia õhuvõtud ja see peaks ilmselt olema summutijad, siin peaks olema õhuvõtt ja siin on siis see kütusots. Paneme need külge ära ilusti klambritega, lükkame bussi põhjast läbi, paneme ta siit kinni ära ja siis vaatan, õues hakkab pimedaks minema, võib-olla proovin, kas mul õnnestub selle kütusetoruga tegeleda, et saaks äkki sellega enne suurt pimedat paaki ära ühendada, siis muu on juba võimalik valges teha, kõik need õhuotsad, mis bussis sees on ja summuti kinnitamised ja asjad ei ole nagu midagi keerukat. Vaat, aga olen toimetan edasi. No vot, sihukese ussipesa panin siis kokku. Siit hakkab siis puhas õhk tulema küttekoldesse. Siit läheb siis heitgaasid välja ja siit tuleb siis kütusetrass. Vahel on pump ja enne pumpa on siis kütusefilter ja siit edasi peab siis minema paaki. Ja siit muidugi sai välja tõmmatud ka pumbapistik. Nii et müts on väga vist idas. Nii et panen selle ahju siia kinni ära, näitan teile korra ja siis hakkan lammutama seda kütusepaagi osa. Oodame, et see läheb hästi. Et kuidas see vanasõna on, et 10 korda mõõda ja 1 kord lõika, siis minu puhul on see, et lõika ära ja siis pärast vaata, mis saab. Et nii ka praegu hakkasin seda paika sobitama ja siis selgus, et see õhuvõtu koht jääb vastu seda, aga ma ei tahaks bussi ka lõigata. No ja siin on see vahe on nii-öelda sees. Et mis seal ikka, mis sitasti see uuesti, et tegin siia sihukese klotsi siia vahele, vähemalt on auk kinni, ta võib-olla ei ole küll kõige hermeetilisem, aga ega siit õhku tuleb nagunii igalt poolt bussi peale, et
vähemalt ei tule hiired siia sisse elama, et lasen selle klotsi siia niimoodi ära ja siis paneme selle pumbaga siia kinni ära. Vaatame, kuidas me siia üldse vahele saan, ega siin väga ruumi ei ole, aga ma arvan, et saame ikka. Vaat, kinni võtta siia sain. Nüüd tuleks vaadata kuidas ma selle küttetoru saan. Et kõik muu on juba siin tubane töö, et lähen nüüd hakkan lahti kiskuma ja näitan teile ka, kuidas siis seda võiks kütusepaaki saada ühendada. Nii, koht, millest rääkisin, on siis siin juhi jalge juures. Siin oli mitu katet, mis oli vaja ära eemaldada. Ja siia lähevad siis need kütusetrassid sisse. Üks on siis pealevool, teine tagasivool. Ja siis on ilmselt see kas pump ja tasemeandur siin. Aga siin ääres on nii palju sodi. Tõin juba tolmuimeja siia. Et tõmban igaks juhuks tolmuimejaga ära, sest et kui ma selle lahti keeran, siis saan otse kütusepaak ja ma ei taha, et sinna mingit sodi sisse läheks. No nii, siuke see viguri sain siis bussi sees kätte. Vaatan, et filter tahab ka vähekene puhastamist, aga siit kahe selle toru vahelt ma pean sisse saama. Siin on jube kitsas, aga sest et ega sellel ei ole ka kõige väiksem see, ma vaatan kõrguse poolest ta läbiviik iseenesest sobiks. Ja siis ma pean tegema selle toru enam-vähem sama pikaks, nagu see võtturi toru siit on. Et võib-olla siis natukene jätan kõrgemaks, et võib-olla päris bussi põhjast ta nagu kütus kätte ei saa, et vältida siis selle, et ööga, kui peaks olema siuke juhus, et kütust on paagis vähe, et siis vähemalt ei jää metsa. Võt. No selge, proovin katsetan puurin siit ja siis näitan, kas ma sain selle sinna külge. Selline ta siis jäi. Siit alt ja on, ma arvan, kui paagi suhtes, siis ma arvan mingisugune 10-15 liitrit enne paagi lõppu lõpeb see ka ära. Võt, panin natukene hermeetikut ka siia. Võt, ei tea, kas seda vaja oleks olnud, aga halbadega kindlasti ei tee. Aga nüüd lähme paneme siis tagasi selle. No nii, viimasest klipist on juba oma mitu nädalat möödas. Vahepeal ei olnud lihtsalt aega ja ilma, et edasi teha. Aga täna siis ühendasin päevavalges põhja alt torustiku ära. See läks kõik hästi selles suhtes, et sain ilusti paagist siia taha otsa välja ja selle kütusepumba panin siis põhja alla, nii nagu ette nähtud 45 kraadi alla. Ja summuti otsad ja õhuotsad panin ka ilusti ära, et sellega probleeme ei olnud. Ja siit seest siis valgust ka vähekene juurde, et siit seest panin siis ajutiselt praegu kokku. Ühendasin ta siia 12 voldi kilpi ära, kaitse on tal siin vahel, tal on enda kaitse ka, aga ja pärast siis vean selle vana korsta toru tagant ja puurin siis siia poole väikese augu ja siis peaks ta olema enam-vähem bussi suhtes kõrguse suhtes nii-öelda keskel, et ma arvan siin nurgas seda ei häiri ka kedagi, kuna tal ikkagi ekraan töötab. Ma ei tea, kas seda saab kuidagi välja lülitada, et kui ta aktiivne ei ole, et äkki ta siis saab kuidagi välja lülitada, et ta ei oleks või ei põleks see taustavalgus. Aga jah, hetkel ta töötab. Panin ta tegelikult tunnikene tagasi, ta on 10 kraadi, on temperatuuri tõstnud. No, ütleme nii, et gaasiküte on ilmselt efektiivsem, aga võib olla ka sellest tingitud, et mul ei ole hetkel õhutorud ei ole ära ühendatud, vaid ta puhub enda originaalis siit sellest otsast siit seda nii-öelda sooja. Et nüüd hakkangi ühendan need õhutorud ära sealt, siis ma saan selle puldi ära vedada, saan kilbi kokku panna ja siis ma proovin tükeldan selle vana katte vähekene ära relakaga. Ma saaks selle vana katte siia peale tagasi panna augule, siis ma saan selle originaal korpus ette panna. Algul oli mõte, et ma ehitan siia puidust mingisuguse kasti ümber, aga
aga samas see originaalkate oleks hea, sest et siis saab ta ilusti nii-öelda seda toatempi või toaõhku siit kätte ja jääb visuaalis võib-olla veidi ikka parem ka, et muidu oli mõte, et ma ehitan kuhugile siiamaani puidust ja siis teen talle siia mingisuguse ribi, sest et siit otsast ta võtab ju nii-öelda siseõhku, mida ta siis kütab. Vot, aga selge, hakkan neid siin nuputama, kuidas seda teha ja näitan teile ka ja siin on muidugi eile on kõvasti igasugust laga ära koristada, et tahaks ta saada tegelikult juba ühte tükki, et saaks teile hakata juba mingisuguseid seiklusvideoid tegema. Nii, sai siis väike nikerdatud ja sai siis alt niimoodi kokku pandud selle kolmikuga, originaaltoruga. Ideaalis võiks tõesti see olla fooliumteip. See teip hoiab ka tegelikult väga hästi, aga sellel teipil on üks kehv asi, et kui panna maksimum poweri peale nii-öelda sahi, siis ta, ma ei tea, palju ta siit otseselt konkreetselt õhku sooja välja annab, aga telefoni äpi järgi on siis, ta läks juba sinna 266 kraadi läks nii-öelda see küttekolle. Ehk siis ma kujutan ette, et ta siit välja annab ikkagi mingi 100 ringi, võib-olla natuke peale. Siis see teip hakkab vastikult lõhnama. Et ideaalis võiks selle välja vahetada. Aga kui ei küta teda maksimumvõimsuse peal, siis ma arvan, see väljund temperatuur võib tulla äkki 60 kraadi, 70 kraadi, et selle juures on täiesti okei, et siis ei hakka see teip ka väga lõhnama. Aga jah, sealt torp panin ära ja vedasin siit tagant siis selle kaabli ära, puurisin augu läbi ja panin selle anduri siis või juhtpuldi siis siia ja vaatama hakkasin. Nagu öeldakse, siis 10 korda mõõda, 1 kord lõika. Mul on tavaliselt kipub olema see nii, et ma ennem lõikan ja siis mõõdan. Aga seekord siiski ma mõõtsin ja praegu oli paberi siin vahel, aga läheb ilusti sellest mööda. Et algselt mõtlesin panen ta madalamale, et siis on teda võib-olla parem jälgida, aga hea, et ei pannud madalamale, siis oleks olnud üks mõõdetu auk jälle seina suures, sest et muidu ei oleks saanud gaasipliiti kasutada. Vot, aga selge, lõigun nüüd sellel alt osa siit ära, kuskilt siit maalt siis ta läheb ilusti siia külge meil ja saab siis selle ääre taha jääb see originaalkate kinni hoidma, et siis saab selle originaalkatte tagasi panna. No vot, lõigun ära ja siis vaatame, kuidas läheb. No vot, kate sai nüüd, või see tagumine põhi sai niimoodi ära lõigatud. Ja nüüd ei ole muud, kui paneme selle valge katte siia ette ja sellega võib selle projekti lõppenuks lugeda. Nüüd vaatame, paneme selle ära, teen siit enam-vähem korda ja siis teeme lõpusõnad ka selle videole. No vot, selline siis lõpptulemus jäi. Nagu poleks mitte midagi muutunud. Kõik on nagu samamoodi. Aga tegelikult nüüd meil on diiselküte sooja siit august tuleb. Ja juba tegelikult praegu on tunda, et bussis on soojem. Kuigi kui ma vaatan seda termostaati siin, siis ta ütleb, et justkui oleks meil 12 kraadi, aga bussis on kindlasti oluliselt soojem. Ehk siis kindlasti peab tegema sellele andurile kalibreerimise, tal saab äpist muuta, et ehk tegelikult me peaks panema sinna ühe digitaalse termomeetri kõrvale, laskma ta võib-olla sinna kuhugi 20 kraadi juurde ja siis saaks selle anduri ära kalibreerida, et ta selles punktis ka õiget temperatuuri näitaks. Vot, mis ma oskan öelda? Mul on hea meel, et see kate enam ei lähe siin kuumaks, sest et see oli meil põhiprobleem, et see ahi läheb tegelikult kuumaks just siis, kui
kui temperatuuri saavutas gaasikatel, ta jättis ventika seisma ja ta läks üpris kuumaks, et lapsed on mitu korda ennast sinna vastu ära kõrvetanud. Täna seda probleemi enam ei ole. Ma usun, et soojaks ta kütab, võib-olla mitte nii kiiresti, kui seda tegi gaasiahi, aga samas ma arvan, et praegu on see buss nii pikalt seisnud ka, et siin on seda külmust nii-öelda või jahedust ja niiskust ja rõskust siin bussis sees küll, et eks tal läheb ka tänu sellele päris kaua aega, et soojaks saada. Kokkuvõtvalt iseenesest ma olen rahul selle süsteemiga. Kas ta nüüd oluliselt vaiksem on, pumba plõksimist on ikka kuulda, kuigi pidi olema silent versioon sellest pumbast. Aga noh, võib-olla hiinlaste silent on väike teine arusaam vaikusest, aga jah, ma ei tea, võib-olla siis see mitte silent pump teeb veel kõvemat häält. Et kerget põksumist on kuulda, aga ütleme nii, et selle karjub ära, see ei häiri. Ventikas töötab oluliselt vaiksemalt. Praegu ta puhub siin kuskil mingisugune 35-40% juures, et teda on küll kuulda, aga ma arvan, et kui ta jällegist enda temperatuuri saavutab, siis ta võtab kindlasti see ventika pöörlemist vaiksemaks. Mis tuleb kindlasti ringi teha, mul täna ei ole, aga tuleks teha ikkagi ringi see teipimise osa selle õhutorvude juures. Ehk siis see tuleks ikkagi fooliumteibiga teha, sest et see teip ikkagi kipub esiteks lõhnama ja ma kujutan ette, et ikkagi pikas perspektiivis ta läheb nii palju pehmemaks, et ta võib sealt lahti tulla, hakkab õhku lekkima ja siis ei jõua soe õhk igale poole, kuhu jõudma peab ja sellega võib kaasneda hiljem mingisugused vete ära külmumised või asjad, et matkaauto puhul on see ikkagi äärmiselt oluline, et see kõik küttetorud, mis on, et igale poole ikkagi soe õhk jõuaks. Et pärast kuskil kapi taga midagi ära ei külmuks talvel. Oot, nii. Iseenesest ühendada teda ei olnud keerukas. Ma arvan, et üks sükene, kui oleks saanud teha suvel ilusa ilmaga, ma arvan, sükene täispikk tööpäev 8-9 tundi oleks ta lõplikult ilusti valmis olnud. Aga jah, vaatame, katsetame. Õnneks on kõik süsteemid on selles suhtes taastatavad, et kui vaja, siis on võimalik panna siia see gaasikatel tagasi remont ära teha, aga ma arvan, et seda vajadust ei teki. Aga nii on, selline oli sellekordne video. See aasta kindlasti me ei kohtu enam, sest et täna on juba 21. detsember ja kohe on pühad ja kohe tuleb aastavahetus ka takka, et see aasta me kindlasti kuhugi väljasõidule ei jõua. Aga kindlasti uue aasta alguses jaanuarikuus tahaks minna katsetama, proovida siis, kui on juba õues miinuskraadid ka, et katsetaks ära, mis ja kuidas selle ahjuga on, kas sellega saab, palju ta akut võtab, palju ta kütust võtab, kas ta annab piisavalt palju sooja siia bussi, eks see kõik selgub. Aga ma soovin teile ilusat ja rahulikku jõuluaega ning näeme siis juba uuel aastal uute tegemistega. Tšau, paka!